Tulin päris õhtul käia, kell on 6:30. Jahin seda puud seal. Nägite jah, kui hästi läks. Ja pihta ma ei saa, ma ei tea, uudistes räägib sellest. Ma tean, et ma ei ole nagu kõige pädevam, onju. Aga nojah, ma olen 15 aastat, ütleme, põhjas olnud ainult seal kala näinud ja ellujäämisega tegelenud. Sest seal sa reaalselt ikka oled 24/7, proovid ainult ellu jääda seal tormis. Et seal ei ole ainult see, et see torm, seal on ka võrgu laskmine ja kõik ülejäänud asjad, mis on, oi pläät, kui hästi läks täpselt puu alla. Noh, võrgu laskmine, kus on sul ikka 1000 võrku vaja lasta ja see laev kütab seal, ütleme, 8,8 noppi, onju. Ja sul on seal iga, ütleme, 2-30 võrgu tagant on vaja poid ja nöörid visata ja suur ankur ja ma olen nagu proovinud hästi loogiliselt mõelda, kui midagi juhtub, sul peab kiire taip olema. Kas sa hüppad siis kuskil teise võrgukasti ja pohku, mis juhtub, onju. Sest ega see laev nagunii seisma ei jää, kui sul üle parda lähed või kuhugi jalg kinni jääb või mida iganes. Et kõige suurem oht ongi siis, kui laine lööb laeva, ütleme nii, ja võrku lased samal ajal, siis ta lööb need võrgu, need poinöörid, mis seal on 150 meetrit või mida iganes või 200 meetrit. See lendab veel sinna laeva kõik laiali. Ja kui sa pead seda ankrut piskama seal või see ankur lendab kuskil mõne asja taha kinni ja värgid-särgid, siis peab sul väga kiire taip olema, mida sa teed, mitte pahtima jääda, see võib maksta sulle kohe elu. Aga vaata, ühte asja ma aru ei saa. Kui siin Taanis on niimoodi, et rahvas valib selle meeskonna, kes sinna ette otsa läheb, siis valib seda ikkagi nagu rahvas. Noh, ütleme, kes võidab need valimised või mida iganes. No mis rahvas tahab, onju. Oi, lähed jälle, kui hästi läks. Aga Eestis on, praegu kuulen Elmeri raadiot, Eestis on siis nagu täiesti vastupidi. Eesti 200 on erakond, siis need otsustavad siis kõik Eestis. Niimoodi see on mina aru siis. Need on ju ainult see, mis see on see reiting või mingi siuke imelik sõna, mida ma ei suuda välja hääldada. Mingi inimesed reiting, vaata, kus käiakse siis inimesed, ma ei tea, kas koputatakse kõik läbi iga nädal ja küsitakse. Noh, minu käest ei ole keegi küsinud, kuigi mul on ka veel Eesti pass, onju. Aga need on saanud ainult 2% eestlastest. 2%, kui eestlasi on siis 800 000 või mida iganes, kui palju teid seal kokku on. Noh, minuga kokku siis, oi pläät, nüüd läks täitsa puu alla. Minuga kokku siis on, ütleme, üle 800 000. Noh, 2% palju see teeb, 16 000. See on nagu mingi palgalinn. Ja kuidas siis siuksed inimesed saavad otsustada, siuke erakond siis otsustab Eesti riigi saatuse üle seal. Ma kuulan uudisest, vaata, üks mingisugune, ma ei tea, põllumajandusminister või kes ta iganes on. Oh, see on lahe vana, onju, et me rääkisime taga ja ta on, noh, ta on mingi vend, ütleme nii, et seal peaks ikkagi olema mingi siuke vend, kes on nagu reaalselt näpus mullas on. Noh, mu conclusion on lihtsalt, mitte conclusion, aga ma ei saa nagu sellest aru, kus Eestis on vastupidi siis või. Et kui see Eesti 200, seda on ju ainult 2% inimestest on tahtnud seda sinna rooli panna, onju. Ja kuidas siis see täna kõik asju otsustab ainult? Otsustab erakond, keda inimesed ei taha, ühesõnaga niimoodi. Täiesti arusaamatu minu jaoks. Noh, nagu ma ütlesin, ma ei ole ka kõige pädev, mitte see 15 aastat teemal olnud. See on nagu jätnud kindlasti mingisuguse oma jälje minusse,
aga ikkagi loogiliselt võttes peaks olema see ju teistmoodi. Mitte see erakond, kes on kõige viimane, otsustab siis Eesti saatuse üle, või siis peaks olema ikkagi see, keda inimesed nagu sinna rooli tahtnud. Ma ei tea, kuidas see Eestis on võib-olla teised põhikirjad. Et see tundub nagu minu jaoks siuke täiesti arusaamatu point. Täiesti. Me panime ühe ministri, me rääkisime taga, ta on jumala vinge vend. Vinge vend, ma ei tea, mis selle all nagu mõeldaks. Vinge baaris käia või vinge vend, reaalselt ikkagi, see minister on arvatavasti siis mingisugune kõvem tega Lunskin on ju seal puldis, et see peaks olema ikkagi mingi vend, kes on reaalselt nagu näpud mullas olnud, kui ta on mingi põllumajandusminister, siis kes teab sellest põllumajandusest ka midagi. Päris koolis ja selliseid asju ei õpi. Ütleme nii, sul peab ikka olema mingi praktika ka taga. Siin oli igatahes, meil oli niimoodi, et seal kalandusega seoses, ma ei tea, kas Eestis üldse on mingi kalandusminister või ma ei kujuta ette, mismoodi Eestis on. Siin oli see, kes otsustas neid kala asju, olid ka valitsuse mingisugused ahvid. Siis lihtsalt tehti selgeks, et kuule, mis te ei tea ju kalandust, mitte muhkigi vaata. Ja siis võeti üks mingisugune vana kapten, kes eluaeg on kuradi merd künnud raisk, kala välja võtnud, teadis. Ja topiti see sinna punti lihtsalt. Ja hakkas kohe seadused hakkasid õiget tulema. Nii, vaadake seda viset. Perse, puu otsa. Jumal tänatud, et ära tuli raisk. Sellega on see teema, et ma ei keri ju teda... Ma ei saa teda puu otsast elu sees kätte enam. Sest see nöör ja see kõik on nii tugev, et naljakas on jah kuulata neid uudiseid. Miks neid uudiseid üldse nii palju peab olema igat poole tungi? Ikka see sama jurares. Et arusaamatuks jääb tõesti mulle see pull. Aga midagi ei ole teha, ütleme nii, et ma ei ole kõige pädevam. Võiks pädevam olla. Aga vist hilja on ka praegu vaata 50-selt enam õppima, ei lähe seda pulli. Aga mine tea, võib-olla ma saaks ka sinna. Ma olen ka ju vingi vend, mõni vähemalt arvab, et kuule, sa oled lahe vana. Peaks sealt kellegi ära sebima, mingisuguse pealiku tütre või kellegi või mingi... Siis võib-olla saab ka sinna sisse. Võib-olla seal ikkagi toimub mingi väike onupoja poliitika ka, kes sinna saab. Võib-olla vana meil suur raha võtta või midagi sellist. Ai, kui hästi läheb. Nägite, jah? Ma zoomin selle pärast sisse, selle paremat viset enam ei ole võimalik teha. Ei ole võimalik lihtsalt teha. Oleks läinud gramm veel, siis oleks korras puu küljes kinni. Aga nii see siuke risk siin taga on. Siuke risk siin taga on, ütleme nii. Ma ei saa siit kuhugile enam minna. Sest pimedaks läheb. Ma ei saa enam tagasi. Siin on igasugused kuradi lehmad ja pullid ja ma pean üle nende minema. Mina ei tea ju seal. Mõni väänab kuradi sarve perse. Vaata, kus läheb. Sama koha peale täpselt. Täpselt sama koha peale. Ja niimoodi see lõhe närvi aetakse, kui see seal alla. Ja siis vaikselt mööda põhja tuleb, kerid rahulikult. Vaat ja nii see on elu. Ma lähen vist homme Saksa, homme on igavene pask ilm, 15 meetrit sekundis ja võrku sisse panna ei saanud ja teist paati ei ole võimalik ära viia. Sükse ilma, kui idatuul on, see kädekets, vaata idatuul on, siis on sükse paska ja laine ja kõik on nii suur, et pole võimalik paati sisse ära panna. Ma lähen vist Saksa toon ära, sest mul tulevad suured pundid ja paar suurt punti ja inimesi püüdma.
oi pläed, puu külge. Tuli ära, jumal tänatud. No mängi, Ralf, 3. kord, siis jääd sellest ilma igatahes, arvestades sellega. Nii et tuleb siit jehhet tõmmata, muidu ma jään sellest ilma, ma ei taha sellest ilma jääda. Sest see on üks, tegelikult peaks juba panema musta, ütleme nii, pimedamaks läheb, aga ma lähen natukene veel siit. Natukene veel. Väga raske on nende kohtade peale minna, sellepärast praegu kõik tambi juures, see on seal just oli, näed, seal kurvi peal on 2 tükki. 2 tükki küsisid litsentsi ja värki-särki ka, mingid 2 vanemat meesterahvast. Sest selle lõigu peal praegu ei või, turist ei või üldse püüda. Turistipüük selle lõigu peal hakkab alles 16. aprill. 16. aprill hakkab turistile siin selle lõigu peal alles avatakse litsentsi. Vaat. Teen mõne viske veel siin nurgas ka. Selle nurgaga on selles suhtes hea, et ma ei viska sinna välja selle kivini või selle suure puuni. Siis on lootus mul selline, et ma ei saa puu otsa visata. Teen siin siuksed paar head viset, siis te näete ka püüki. Ei no hea on tulla õhtul ja õhtul natuke vaat siis on aeg natsa käia, vaadata. Aga noh, praegu veel nende kandoomsfinneritega saab loopida, varsti ma lõpetan ära. Siis tulevad need. Siis hakkab krevetiga hakkam püüdma. Siis läheb krevett, suur krevett otsa. Et nõnna. Ütleme niimoodi. Ma ei tea, kui sa kuuled seda nagu, noh, nii päris ausalt kohe, noh, kuuled seda jura. Ma arvan, et tegelikult võib-olla paljud eestlased enam ei vaata neid uudised ega ei kuula neid uudised. Sest need on niisugused, ma ei tea, kui sa siin juba paar tundi püüad seda lõhe ja kuuled, raadio on kõrvas, mängib ja kuuled neid uudised, siis ma ei tea, see on täiesti nagu tühi auk. Just kõige rohkem, noh, ma tean, ma ei hakka kordama, aga no, kõige rohkem teeb nalja just see, et siuksed erakonnad, noh, see Eesti 200, see on ju 2% oli see mingi rating või mingi siuke sõna on, fancy sõna eesti keeles, rating või rating või mingi siuke pull, on ju. Et see on 200 inimest või see. Et siin ma ei viska välja sinna, täiesti puu olla. Aga see on 2%, see on 16 000 inimesel meeldib see, noh, mis see on see erakond 200. Ja siis need otsustavad absoluutselt kõik, mis seal toimub, kuhu läheb, kes, milline minister. Ja see on küll nagu, ma ei tea, kui seda Taanis rääkida, seda võiks tõesti Taanis uudistesse panna. Eestlastel on see, keda inimesed ei taha, see on valitsuses. Siin on niimoodi tegelikult, kui te teada tahate, siis siin on niimoodi, et seda nagu uudistes üldse ei räägita. Niisugust asja Taani uudistes on väga minimaalselt. Ütleme 1%, kui vaadata teid. Kuidas Eesti uudistes hommikust õhtul ainult võitlevad ja teevad seda koalitsiooni seal 4 korda 2 aasta jooksul või mis seal iganes on. See on ka mingi siuke, ma ei tea, kas see on pidu või mis asi see on. See tundub, et see on nagu pidu, mingi koalitsioon või värk kogu aeg käib, et see on nagu enne jõule ja peale jõule ja jaanipäeva ja enne jaani ja peale jaani. Siin on ikka niimoodi, et siin on reaalselt niimoodi, et
minu arust on seadus selline, et 2 nädalat ennem valimisi võivad hakata reklaamima ja nii kui see õhtu, mis on valimised ära, siis järgmine hommik peab olema plats kõikidest plakatitest ja kõik see pull läbi. Minnakse ära sinna oma roolimajja ja hakatakse seal asju paika panema, rohkem sa ei kuule muhvigi nendest õieti. Mitte midagi. Eks midagi ikka jookseb kuskilt otsast läbi, aga sükist pornat nagu seal Eestis, seal ei ole mitte midagi. Vaatad seda televisiooni, seal hakkab juba uudistes hommikul pihta või siis Kanal 2. Ainult üks ja see sama. Mitte midagi ei ole, ainult nüüd sai Michal, sai selle ja siis see, kes see on, see Kallas, mitte midagi rohkemat ei tule. Tegelikult võib-olla tuleks nad üldse jätta rahule, võib-olla tuleks siis üks seadus teha, nüüd said pulti ja nahku neid vaja enam reklaamida, las ajavad oma asja ja siis poole aasta pärast teha lihtsalt mingi conclusion, kas nad on midagi teinud, võib-olla see segab, et iga päev lihtsalt sõidetakse seljas, võib-olla tõesti, äkki see ongi võti. Võib-olla peaks üldse olema niimoodi, et nüüd said pulti ära, las ajavad oma asja. Mille jaoks need reporterid käivad järgi ja kiusavad neid. Poole aasta pärast vaadata teha, minna küsida Miha ja selle Kallase käest, et mis te uut olete teinud, siis oleks põnev kuulata ka, kas tehti midagi uut või midagi. Mitte nii, et iga päev käiakse neil seljas. Pimedaks hakkab minema. Aga selge, ma teen mõne viske veel, siis lähen minema. 7 läheb juba pimedaks või ennem 7. Mul on siit minna ka. Tulla siia ja minna siia. Ja siin võib-olla, ma räägin siin kuradi on toodud mingid siuksed vennad ka, mis on täiesti karbased ja igatavad. Türa ühel on veel see rõngas ninast läbi. See vist on mingi kuri, vaata. Siis pannakse ju rõngas läbi, et siis saad sellest rõngas kinni võtta, aga ma ei kujuta ette, kui siuke pasikas suur sulle 10-sse jookseb, see on mingi, ma ei tea, mitmesaja kilone. Kui see 10-sse jookseb, siis ma just ei ole enam mingisugust rõngast kinni võtjat. Nagu saad kolakat ja ongi korralik. See jookseb, ma arvan, läbi, siis sa oled 2 tükis, nagu see spinna siin. Spinnale on hea, selle saab veel kokku lappida, aga ma arvan, kui see su 2 tükiks jookseb, siis ei juhtu mitte midagi. Aga see selge, siis vaatab. Ongi perse jäi kinni. Nii et olete 13 € sees mul. Võite ka kaardiga maksta. Kurat, küll see on hea raisk. Ma pole midagi teha. See käib kalapüügiga kokku. Korras. Läks ja laulis. Laura Karban andis järgi. Sõlm andis järgi. Midagi, koju. No ma oleks nagu nii läinud, aga ma oleks võinud minna juba selle kandoomsünneriga, ütleme nii. Siit ma ei julge otse minna, sellepärast, et siin olid mingid kuradi karvased elukad reis. Suured ka üks. Ühel oli, ma räägin, rõngas oli ninast läbi. Järelikult see peab olema mingi kuli reis. Vana kuli, kus seemendab siin teisi ja kui ma öösel lähen, kus ta teeb, võib-olla ei teegi vahet. Ja ongi perses. Seda küll ei tahaks. Vaata, aga ma lähen ära koju. Pimedas. Kui te näete seda filmi, siis ma sain sealt vana kuli juurest mööda. Kui te seda filmi ei näe, siis järelikult ju jääb muga. Siis ma jään lihtsalt orjaks sellele suurele pullile siin.